Lootuse külla ei ole tulnud inimesed abi saama, kes lihtsalt paar korda nädalas tarvitavad kas alkoholi või narkootikume. Aga meie juurde jõuavad inimesed, kes on tõesti viimases hädas oma sõltuvusega, kes enam ei mäleta, millal oli üldse viimane kaine päev. Ja meie just aitame selliseid inimesi siis, kes ise näevad ja tunnistavad seda, et nad on sõltuvuses ja nad soovivad sellest sõltuvusest vabaneda. Meil on täna käimas käsil orientatsiooni õpperaamatu õppetund, mille nimi on, et miks ma siin olen, ja see on siis teine õppetund sellest samast teemast. Selline küsimus on väga tihti endale vaja esitada, sellepärast, et kui sa oled ka programmis, siis sa muudad enda elu ja ühtepidi võib hakata kõik tunduma juba sihuke rutiinne ja üksluine, kuid sa pead alati nagu meenutama, et mille pärast ma siin olen, mis on minu eesmärk, kust kohast ma olen tulnud ja miks ma olen siin, just siin selles paigas Lootuse külas. Mida ma pean siin tegema, mis on need eesmärgid, mida ma pean saavutama. Ja see õppetund jagabki siis seda informatsiooni, et miks me oleme siin selles programmis. Sõltlane, kes on oma elu hävitanud juba piisavalt kaua, siis tema elule on tulnud erinevad valdkonnad, mis on tõesti ära lõhutud ja katkiseks läinud. Näiteks rahaprobleemid. Te teate igaühte, kes on sõltlane, tal ei ole kunagi ülihea seis rahaga. Samamoodi tervis läheb läbi, suhted perekonnaga, suhted lähedastega ja ka vanglas viibimised. Lisaks sellele on ka inimesed, kes on sõltuvuses tihti mentaalselt täiesti läbi, nad on psüühiliselt läbi, nad on täis ühte valu ja kurbust ja ühte häbi ja sihukest pettumust ja ühte piiritud tühjust. Ja nüüd sihukeses seisundis inimene tegelikult oma elus vajabki leida ühe muutuse. Sest et kui see valu ja see tühjus, mis on tema sees, kui see ei saa tervendatud, siis on tal ka väga raske jääda üldse kaineks enda elus. Lootuse külas meil tuleb esitada endale see küsimus, miks ma siin olen. Inimene, kes on sõltuvuses, ta võib tihti olla siukses fantaasiamaailmas, kus ta mõtleb, tegelikult ei olegi ju need asjad nii hullud või tegelikult need suhted on ju täitsa head või tegelikult see rahaprobleem ei olegi hull, vot sellel Peetril või sellel Jaanusel, vot sellel vennal on tõesti hull. Mina, et ma siin täna olen ja joon veel alkoholi ja tarvitan narkootikume, minul ei ole midagi nii hull, vot see, kes juba korjab pudeleid, vot see on täitsa hull. Aga siukse õige arvamuse sellest, et kui hull tegelikult on asi, me kuuleme tihti nende inimeste käest, kes siia programmi tuleb, nende lähedaste inimeste käest. Nende lähedased inimesed tegelikult on näinud aastaid ja aastaid, missugune enesehävituslik protsess selle inimese kallal on käinud. Ja üks peamisi põhjusi siis, miks me tegelikult oleme ka tarvitanud alkoholi, narkootikumi, on see, et me oleme põgenenud selle reaalsuse eest, me oleme põgenenud selle valu, selle tühjuse eest. Inimene, kes on sõltuvuses, ta ei ole sõltuvuses sellest alkoholist ega narkootikumist, ta on sõltuvuses sellest tundest, mida see tekitab. Ja senimaani, kuni sa käid selle sama tundega oma rinnus, milleks on siis tühjus ja valu ja purunenud suhted, sa ei saa kunagi jääda kaineks. Miks? Sellepärast, et sa ei tunne ennast kaine peaga hästi. Ja kui sa ei tunne ennast kaine peaga hästi, siis sõltlasena on sul alati olemas üks nii-öelda ustav sõber, kes aitab sul ennast tunda hästi. Maailmas võib liigitada erinevaid programme, mis siis aitavad sõltlastel enda elu muuta, peamiselt 3 suuremasse kategooriasse. Ja esimene selleks on toksilistest ainetest vabanemine. Ja see programm kestab tavaliselt kuskil 5–7 päeva. See on väga vajalik programm, sellepärast et meie juurde, kui inimesed tulevad, me ütleme alati, kui nad on olnud pikalt tsüklis, et võta need paar päeva, kui sul vähegi võimalik on, mine lase enda verd puhastada, sellepärast et siis on palju parem sul endal tulla ka meie juurde programmi. Sellepärast, et inimene, kes on ikkagi näiteks 6 aastat järjest joonud iga päev ja sul võib tekkida, kas on sellised inimesi olemas, on küll. Mina olen näinud, kes on tulnud meie juurde, siis kui seda verepuhastusprotsessi ja seda asja ei tee, siis on päris suur tõenäosus, et ta võib saada südamerabanduse või midagi, kui ta lõpuks jääb kaineks. Nii et selles mõttes on tohutu tähtis
see esimene programm, mille nimi on toksilistest ainetest vabanemine ja see kestab kuskil siis 5–7 päeva. Ka lootuse külla teinekord inimesed on tulnud väga suurtest sõltuvustest ja väga pikaajalistest tarvitamistest ja selle järgselt ka ta on tulnud meie juurde, on tekkinud talle siis nii-öelda eesti keeles öeldakse deliirium, kus ta hakkab nägema asju, kus ta enam ei kontrolli oma mõttemaailma ega midagi ja meie oleme ka koostööd alati teinud, kas siis Wismariga või psühhiaatriahaiglaga, kus inimene siis saab abi ka just sellest suuremast niisugusest hullusest ja deliiriumist välja tulemisest. Nii et tohutu tähtis asi on esimene programm, mille nimi on siis ka toksilisest ainetest vabanemine. Teine programm, selle nimi on rehabilitatsioon. Ja rehabilitatsioon kestab siis kuskil 28–42 päeva. Ja rehabilitatsiooniprogrammi eesmärk on siis rohkem tegeleda inimese hingega, et milleks on siis inimese mõistus, inimese tahe, inimese mõtted ja selle aja jooksul siis ka tihti just koos psühholoogidega tegeletakse väga sügavalt selle kallal, et mis on inimesega juhtunud, missugused on need tunded, missugused on need asjad, mis on andnud tõuke sellele, et ta lakkamatult joob ja tarvitab. Aga ta ei ole nagu selles mõttes piisav, sellepärast et tegelikult inimene, kui ta on ikkagi 10 aastat või 20 aastat tarvitanud, siis nüüd eeldada, et selle väikse ajaga 28 päeva kuni 42 päeva, et kõik asjad saaksid korda, on väga-väga väike tõenäosus. Aga ta on väga vajalik, ta on väga tähtis ja on ka inimesi, kes on saanud sellest abi, mis on muutnud nende elu jäädavalt. Kuid see rehabilitatsiooniprogramm, see tegelebki rohkem hingelisel tasemel nende olukordade ja asjadega. Rehabilitatsiooniprogrammi võib-olla üks nagu miinus võib-olla on ka see, et selles programmis tuuakse välja kõik need probleemid ja leitakse igasugused valud ja asjad ülesse, aga sellepärast, et ta tegeleb ainult sellel hingelisel tasemel, siis ei saa kuidagi seda valust vabanemist. Ehk tuuakse esile need põhjused ja olukorrad, asjad, aga ei saada sellest vabaks. Ja kolmas programm, mida siis Lootuseküla kasutab, on regeneratsiooniprogramm. Ja regeneratsiooniprogramm on tegelikult niisugune taastumise programm. Seda nimetatakse ka uussünniprogramm. Nii et regeneratsiooniprogramm on selline programm, mis siis haldab nii inimese füüsilist, see on see esimene, samamoodi ka inimese hinge, mis on teine osa, ja lisaks ka 3 ehk nende asjadega kõigega tegeletakse ka vaimselt. Ehk see tõeline vabadus, see tõeline nii-öelda uus sünd on midagi, mis tekib inimese enda sisemusest. Ja kui nüüd küsida, et kui kaua see regeneratsiooniprogramm kestab, siis tegelikult sõltlasele kestab see terve elu. See on see periood, see on see aeg, kus inimene tegelikult saab võtta maksimaalselt just, et tegeleda enda elu nende sügavate muutuste ja asjade kallal. Ja on ka psühholoogiliselt ja ka teaduslikult välja uuritud see, et ühed pidevad harjumused ja inimesele tekiks, on vaja vähemalt 9 kuud. Nii et Lootuseküla tagab niisuguse turvalise keskkonna ja tamas ta tagab ka sellise distsipliini, mis aitab inimesel endal muuta enda mõtteid, enda käitumist ja enda iseloomu ja seeläbi ka siis harjumusi, mida inimene tarvitab, mida inimene teeb ja missugust elu ta elab. Nii et regeneratsiooniprogramm on niivõrd palju rohkem kui lihtsalt see, et me uurime välja need põhjused, miks inimene on hakanud tarvitama. Aga see on programm, kus me tegelikult vaimsete asjadega koos lähme nende valusate olukordade, valusate mälestuste juurde ja palume Jumalal sekkuda ning tervendada need valud ja olukorrad. Regeneratsiooniprogrammis inimese enda reostunud mõtlemine saab täielikult puhtaks. Ehk sellel, kui me oleme siin nii väike aeg, väike periood, siis on väga raske saada mõtetes niisugust selgust ja puhtust, aga see nõuab ühte niisugust turvalist keskkonda, see nõuab ühte uut informatsiooni, mida sa võtad enda ellu vastu, mis saaks täielikult töötada sinu kasuks.
see kainus ei saa kunagi olla eesmärk, et kui ma nüüd jään kaineks, et see on minu eesmärk täidetud. Aga kainus on üks tulemus ja ta ongi just tulemus sellega, et sa oled tööd teinud enda mõtete, enda käitumise ja enda harjumuste muutmisega. Sest sõltuvus on samamoodi, võib nimetada nagu haigus, aga see võib olla ka üks harjumus, millega sa oled harjunud elama. Ja niikaua, kuni su enda fookus on igasugusel sõltuvusel, niikaua, kuni sa ainult mõtled sellest igasugustest ainetest ja asjadest, niikaua mingisugust muutust ei tule. Aga sinu elu peab minema nagu 180 kraadi hoopis teises suunas ja sa pead hakkama mõtlema hoopis teistsuguseid mõtteid. Sa pead hakkama käituma hoopis teistmoodi. Su ellu peavad tulema ühed hoopis teistsugused uued harjumused. Ja selleks on sul vaja ühte turvalist kohta, sul on vaja ühte distsipliini, sul on vaja ühte uut infot, mida sa saad enda elus rakendada ja kasutada. Sellel ajal, kui inimene on siin regeneratsiooni programmis, sa võid ka lihtsalt olla niisama selle aja ära. Siin sa kuuled väga palju infot, sa kuuled kõiki need õppetundi, sa kuuled kõiki neid kogemusi, aga lõppkokkuvõttes on see ikkagi sinu otsus, mida sa selle info ja nende asjadega teed. Nii et see sõltuvus iseenesest on niivõrd palju rohkem kui lihtsalt üks niisugune igatsus või janu midagi tarvitada, aga see haarab ja see haldab inimese kogu eluvaldkondasid täielikult. Ja selleks, et see luua, see kord majja nendes asjades, sa vajad endale lihtsalt võtta ühe pikema aja, kui selleks on lihtsalt kas 2 kuud või 1 kuu. Aga see on üks protsess, mis on elu kestev. Inimene langeb tegelikult tagasi sõltuvusse siis, kui ta enam ei tegutse enda elu kallal. Ja regeneratsioon annab ühed tööriistad, mismoodi sa saad tegutseda terve elu enda kallal edasi, et ei tekiks seda tagasilangust. Nende õppetundide käigus me veel kord näitame neid tööriistasid ja seletame, millised Lootuseküla inimesed, kes on jäänud püsima, kes on jäänud kaineks, kes on jäänud edukaks, kasutavad igapäevaselt. Nii et meil on suur hea meel sulle jagada neid tööriistu, jagada neid instrumente, et sina, kes sa kuuled, saaksid samamoodi jääda kaineks või sa saaksid aidata neid inimesi, kes täna on sõltuvuses. Et info üksinda inimest ei muuda, aga see, kui inimene võtab selle info ja hakkab seda kasutama, siis see on midagi, mis toob ühe suure muutuse inimese ellu.